Tere! Seekordses videos jätkan seda eelmist mõtet, mis kõlas eelmises videos ka, mis puudutas vastuvõtmist, julgemist soovida, usaldust ja enese laiendamist ja avardamist selleks, et mahutada endasse rohkem elu. Ja paraku selles materiaalses maailmas on raha üks olulisi vahendeid selleks, et me saaksime oma elu kirkamalt elada. Ja selle vastuvõtmise julgus on ka üks oluline. Kirjutasin sellest ka ühe postituse, aga luban sul seda siin, või lasen seda sul siin nüüd kuulata ka. Ehk siis raha, kvantfüüsika ja maatriks, kuidas need omavahel suhestuvad, mis mängu me selles rollis siin mängime ja kuidas teha siis niimoodi, et selle rahaga oleks sul võimalikult vähem probleeme. Nii et toredat kuulamist. Raha, maatriks ja kvantfüüsika. Kui eelmises videos jagasin sinuga mõtteid soovide soovimisest, vastuvõtmisest, endale loa andmisest, et julgeda küsida ja tahta elamat, et julgeda elada suuremalt, ent peitmata ja kokku tõmbumata, siis meie materiaalses maailmas on raha sellega väga tugevalt seotud. Aga paraku on reaalsus selline, et paljud küll tahavad raha, aga elavad sellegi poolest puuduses. Kvantmaailmas näeb asi välja nii, et sina oled rikas inimene, kes on selle lihtsalt unustanud ja käitub nii, nagu tal oleks probleemid rahaga. Rikkus, see on sulle sünniõigusega kaasa antud, aga millegi pärast oled sa uskuma jäänud seda programmi, et raha on raske, et rahaga kaasnevad pidevalt mingid probleemid, seda tuleb mingil moel välja teenida, et kõik on keeruline ja võimatu. Ja sa võtsid vastu selle programmi, illusiooni une ja hakkasid oma reaalsust selle põhjal lahti rullima. Seni kuni sa ei näe seda programmi, võtad sa seda oma isikliku sisemise häälena ja see juhib sind ja vastavalt sellele saavutad sa välises pildis ka tulemusi. Kuid oma olemuses pole sa iialgi olnud see inimene, kellel on probleeme rahaga. Sa oled unustanud selle jõu enda sees ja õiguse oma rikkusele enda sees ning otsustasid lihtsalt mängida seda mängu. Ja võt seda programmi nimetatakse maatriksiks. Ja maatriks, need on lihtsalt mõtted sinu peas. Sul on selline tunne, et maatriks on midagi eraldiseisvat, mingi väline süsteem, teised inimesed, asjaolud, mis sind juhivad, aga tegelikult on maatriks see, mis elab meist igaühes. Ja see on meie enda isiklik väiksus, mis maskeerub terve mõistuse ja väga loogiliste seletuste taha. Maatriksist ei tulda välja, seda ei lõhuta ja sellega ei võidelda. Sellest saab vaid ärgata ja meelde tuletada, kes sa tõeliselt oled. Sellel programmil on 3 häält, mida ekslikult võtame kui oma mõtteid. Kuid tegelikult on see just seesama maatriks, sama väiksus, mis meie sees kõlab. Esimene hääl, mida ekslikult enda omaks tunnistame, on kaine mõistuse hääl ja selle hääle põhilised võtted on faktid. Kohe, kui puutud kokku millegagi, mis väljub sinu käesoleva maailmapildi raamidest, leiab see kohe loogilisi seletusi, põhjus-tagajärg seoseid, sellised tublisid, tervemõistuslikke. Sa hakkad mõtlema, miks see on kaheldav, miks see on võimatu, miks see on keeruline, miks see ei õnnestu. Ja kõik see, mis on su sees praegu ja milline on su suhtumine, milline on su taju, milline on su nägemus, täpselt sellele hakkadki sa lõputult tõendusi leidma. Selle hetkeni, kuni sa ei vaata seda, mis elab su sees ja esitad endale küsimuse. Kas tõesti on reaalsus ja asjad just sellised, nagu ma neisse olen hakanud uskuma? Nagu mulle on räägitud, nagu mulle on õpetatud, kas see on ikka päris tõde? Sellise sisemise loogikuga pole sul mitte iialgi võimalik vaielda, sest ta võidab alati see sinu kaine mõistuse hääl. Ja üks peen moment on siin veel. Mida rohkem uurinud, lugenud,
teadmistega täitunud, targem inimene on, seda tugevam on tema hääl. Kui inimene pole õppinud töötama oma mõistusega ega kasutama seda selle elu ja selle eneseteostuse loomiseks, et oma soove materialiseerida, seda tugevamalt hakkab see hääl töötama tema vastu ja põhimõtteliselt hoiab teda kinni selles kohas, kus ta käesoleval hetkel asub. See hääl teeb rahast oma reaalsuse keskpunkti. See on eraldanud raha millekski väliseks ja teinud sellest oma eesmärgi, mingi ressursi, mis on tavaliselt alati piiratud, mida tuleb hakata hankima, mida tuleb välja teenida. Ja selleks on pidevalt igasugused erinevad tingimused, et see ressurss saaks eksisteerida. Ja veelgi enam, raha mõjutab, raha määrab ja otsustab, mida sa võid ja mida mitte. Praegu määrab see sinu identiteedi, tuju ja meeleolu. Ja paraku tundub see igati loomulik. Ma tunnen ennast maru halvasti, kui finantse on arvel vähe ja rahakotis raha lihtsalt pole. Ja see kõlab tõepoolest äärmiselt loogiliselt ja põhjendatud, et tegelikult on see vastupidi. See on pahupidi põhjus-tagajärg. Sest inimene tunneb, et väline määrab selle, mis temaga toimub. Kuigi faktiliselt on kõik vastupidi. Täpselt see, mis sa hetkel oled, seda sa ka näed ja jälgid seni, kuni sa ei muuda ennast. Ei muuda mitte oma isiksust, vaid lihtsalt tuletad meelde, et su sees elab midagi suuremat, midagi enamat. Ja mis kõige olulisem, kui sa vaatad sügavamalt selle hääle ridade vahele, näed sa, et iga kord lülitub ta sisse just sel hetkel, kui sa oled astumas millegi uue ukselevele. Niipea, kui oled millegi uue piirile lähenemas, millegi, mis avab su potentsiaali, otsuste tegemise, kolimisel, töölt lahkumise, konkreetse tegevuse künnisel, mis muudab su elu, just nimelt sel hetkel imbub see hääleke välja. Ja see hääl veenab sind palju tugevamalt, kui ta sind aitab. Ta hoiab sind pidevalt tagasi, jättes sind ühte ja samasse punkti. Sellest häälest valime me tavaliselt olla adekvaatsed, kuid mitte õnnelikud ja mitte rikkad. Ja loogika töötab jäikade põhjus-tagajärg reeglite järgi. Kui praegu pole, siis ei tule ka edaspidi. Aga see on täielik illusioon. Sa oled võimeline vahetama reaalsust väga kiiresti. Aga kui sa seod kõik kokku ja elad eranditult põhjus-tagajärg seostes, jääd sa reaalselt pluss-miinus samale elujärjele, sest sa ise lood selle keti ja lukustad ennast sellesse, mis sul praegu on. Mateeria ei allu eranditult põhjustele ja tagajärgedele. Mateeria peegeldab seda, kes sa oled. Ja siis on teine hääl, mis on kõige kavalam. Ta räägib sellest, et raha pole üldse elus peamine, hing on olulisem. Ja millegi pärast paigutab mõistus raha ja hinge ühte kategooriasse. Ja loob konflikti seal, kus seda tegelikult pole. Hing ja mateeria ei ole mingil moel omavahel konfliktis. Kogu see eitamine tuleneb tugevast soovist. See, mida me eitame, on tegelikult see, mida me väga tahame. Kui raha teema meid ei intrigeeriks, ei vaataks me sellesse. Me ei otsiks põhjuseid, miks hing on tähtsam, miks raha pole oluline, miks raha pole peamine. Aga see on tegelikkuses lihtsalt üks ilus silt. Sisemised eesmärgid, tahtmised, materiaalsete soovide puudumist või eitamist on ilus nimetada sõltumatuseks või vaimsuseks. Seal, kus on palju tundeid, on tavaliselt palju passiivsust. Seal, kus on palju hirmu, on palju sisemist kokkutõmbumist. Ja siis me leiamegi endale sobiva sildi, riputame selle endale kenasti kaela, istume ja ootame. Ja tegelikult me tahame, kui te liigu paigast. Seepärast see me trigerdabki. Seepärast on tahtmine öelda, et meile pole seda kõike tarvis, et see on üldse mingi madal värk. Ja tead, kuidas see töötab? Kui me surume maha oma soovid, näiteks öeldes, et me ei vaja teistsugust elujärge või ei vaja väärikat tasu oma tööle, tundub meile, et me surume alla ainult selle soovi, mis on seotud rahaga. Kuid ei, me surume alla teisigi soove ja me surume sellega alla oma elu. Me vajame mateeriat, me vajame oma soove. Iga soov on otsene vihje meie hinge potentsiaalile. Ja mitte heast peast ei taha me midagi juba ammusest ajast. Mitte niisama ei tiri ja ei näri meie soov meid teinekord pikalt.
see on meie suunaviit ja see on elu loomine, elu ise, mis just nimelt läbi meie saab võimaluse avalduda. Ja kui me surume alla oma soove, veename end tugevalt, et nad pole meile olulised, surume alla kogu elusa elu enese sees. Ja sellest tekib hiljem apaatia ja see on selline gaasisarnane udune seisund, milles puudub igasugune elusus. Midagi tahta pole häbiasi, vastupidi, millegi soovimine, külluse soovimine on elu ise, mis tahab läbi sinu avalduda tihedasse, käega katsutavasse, arusaadavasse mateeriasse. Ja see on suur pööre. Tõeline vaimsus pole põgenemine mateeria eest, vaid mateeria täitmine vaimuga, elustamine, vaimustamine, vaimustumine millestki. See on arusaamine, et kõik, mis elab mu sees, pole lihtsalt niisama mingi suure üliinimliku põhjuse nimel, vaid et see on just see vorm, just see vektor, läbi mille meie potentsiaal või looja ise tahab avalduda. Ja kõige vaimsem, mida me teha saame, on eelkõige elada oma elu ja osaleda selles. Mitte mõtetes, kõigis neist tüütutes ja alahindavates, kritiseerides kogu seda pidevalt peale tekkivat müra, vaid osaledes igas suurepärases hetkes oma elus. Sa oled praegu siin, hingad, oled olemas, sul on keha, sul on mateeria, su ümber on inimesed, su ümber on ruum, milles sa liigud, istud ja kus sinuga midagi toimub. Sa oled siin ja praegu ja see on mateeria. Kui sa oma võimsa vaimu, hiiglaslikku ja loova, suunad oma edasistesse sammudesse, oma tegudesse, oma töösse, oma tegevustesse, on su sisemine potentsiaal, mis väljendub sinu mateerias. Raha ei välista vaimsust. Raha on vorm, mis teeb sinu signaali, sinu olemuse eredamaks, tihedamaks ja nähtavamaks. Ja siis on kolmas hääl, mida inimesed enda puhul kõige vähem märkavad ja see on sildistamine. Aga sildid on erinevad. Näiteks inimesed, kes teenivad palju, on oma hinge müünud, valelikud ihned, kasuahned. Niimoodi võib sildistada neid inimesi, kellel on palju raha. Või siis me võime sildi panna ka raha külge veel, et näiteks suur raha on vastutus, see on keeruline, see võtab kaua aega ja alati on käepärast mingi arvamus või määratlus selle kohta, milline on rikas inimene või milline on raha. Kuid see silt pole tõene, sest see ei tulene sinust. See on suunatud endast väljapoole. Teistele hinnangu andmine on lihtsam, kui vaadata enda sisse sellesse, mis hoiab sind endiselt kinni samal tasandil ja samal elujärjel, samas potentsiaalis. Kuni sinu sees on suhtumine, et rikkad on ebaausad või ülbed, ei õnnestu sul iialgi rikastuda. Sul on selge arusaam, kes on su vaenlane. Ja sa ei lähe mitte iialgi iseenda vastu ega muutu enda vaenlaseks. See silt, mille sa oled kellelegi kaela riputanud, on enda loodud alateaduses istuv keeld oma uuele tasandile jõudmiseks, keeld oma potentsiaali kasutamiseks, et elada teistsugust reaalsust. Raha on neutraalsus ja raha ei tee inimesega mitte midagi. Raha ei muuda inimest, raha vaid võimendab seda, kes ta on. Kui inimene oli kade enne raha omamist, on ta kade ka koos rahaga. Ja kui sa võtad kohe praegu maha kõik rahale riputatud sildid ja nendele inimestele, kellel on raha, jääb järele tühjus, sest siltide taga pole mitte midagi. Need sildid lihtsalt püsivad õhus, tühjal ideel, uskumustel. Tegelikult pole neil mingit kaalu peale selle, et nad hoiavad seal meie tähelepanu. Ja siis võid sa veel märgata, kuidas kõik need hääled hoiavad sind ühtse tugeva ketiga kinni sinu väikeses puuris, pannes sind unustama, kes sa oma olemuselt oled. Mis juhtub, kui me lõpetame seda müra uskumast? Iga programm, isegi see juurdunud väiksus, enese unustus, püsib vaid meie tähelepanul, meie usul ja meie veendumustel. Programmidega ei võidelda, neid ei töötata pikalt ja vaevaliselt läbi. Programm lihtsalt teadvustatakse, sellest ärgatakse ja siis ta ei juhi enam meie elu. Kui need keeled vaigistada,
tekib täielik tühjus. Me satume punkti, mis oli enne kõike. Me satume oma olemuse punkti, mis oli enne vormi, enne silti, enne mõtet, enne tunnet, enne seisundit. Ja me satume oma algolemusse, millest hakkame kirjutama oma teistsugust reaalsust. Maatriksi juhtimine pole võitlus maatriksiga ega kellelegi millegi tõestamine. See on hetk, kus pöördume tagasi algsesse. Raha on kõige tihedam, tundlikum mateeria. Ta reageerib hetkega sellele, kes me oleme ja mis meis muutub. Kuni me oleme seisundis, kus mõistuse tasandil teame, et oleme oma elu loojad, kuid igapäevased otsused ja tegevused lähtuvad haletsusest ja kohandumisest, peegeldub see ka rahas. Kohe, kui pöördume tagasi oma olemusse ja tuletame meelde oma õiguse, oma loojakoodi, vastab raha sulle samaga. Ja sellest punktist algab muutumine. Lühim tee rahani on see, mida sa väldid. Ma lisan siia veel ühe laiendava mõtteavalduse sellest, kuidas raha läbi kvantmaailma prisma paistab. Sa oled just praegu punktis, kus raha on võimeline sinu reaalsusse tulema kõige lühemat ja kergemat teed pidi, nii kuidas see oma olemuses on. Sinu reaalsuses on raha teekond sinuni olnud alati lühim, isegi kui sa seda ei usu, sest see on tundunud liigagi pikk. Kindlasti meenub sulle selliseid momente, kui kõik on toimunud väga lihtsalt. Sa ei planeerinud, ei oodanud, kuid sa said vajaliku summa, ei kuskilt, vajaliku kontakti, kliendi, pakkumise, ootamatu võimaluse. Ja siis on sul kindlasti varnast võtta ka neid momente, kui sa planeerisid, astusid samme, võtsid elu oma raudse kontrolli alla ja mitte midagi ei õnnestunud. Kõik kulges tohutult pingeliselt. Mida rohkem peaga vastu seina rammisid, seda paksemaks see sein muutus. Ja see on näide, kuidas töötab reaalsus oma olemuses. Mateerias liigub kõik vähima vastupanu ja kiiremat teed pidi. Iga asi, mida sa vaatad, kas või vesi, voolab või tilgub otsemat teed allapoole. Elektrivool otsib ka väiksemat takistust ja raha on samasugune mateeria, mis liigub alati lühimat ja kergemat teed pidi. See on meie reaalsuses asjade loomulik olemus. Kui tekib tõrge mõne raskuse, takistuse või pinge näol, on kusagil toimunud moonutus. Me oleme harjunud oma soove, sealhulgas ka raha, samm-sammult välja teenima. Ja see tähendab, et oleme väga tugevalt eraldanud oma soovidest ja eriti rahast. Ja et alati peab olema mingi teekond. Eraldumise kontseptsioon ise loobki teekonna. Ja see teekond kujuneb lõpmatuks, sest selles seisnebki selle teekonna idee. Alati selleks, et säiliks mingi distants ja et sul oleks kuhu püüelda. Kui sa planeerid mõistusega oma samme, kui sa mõistusega lood mingeid plaane ja skeeme, lood sa eraldatust ja teekonda. Sa lood distantsi ja raskuse enda ja soovitu vahele. Ja lisaks paigutad sa ennast lineaarsesse reaalsusesse. Sa lood aja ja mõtled pidevalt, kuidas seda saaks lühendada või kiirendada. Mõtled, miks juba asjad ei õnnestu, miks kõik lükkub edasi ja miks kõik võtab nii kaua aega. Ja siis sa ei märka, et sa oled endale mõistusega kokku planeerinud samme ja plaane ja et sul selle tõttu jääb palju vähem vaba aega. Sa oled pidevalt millegagi hõivatud ega märka elu möödumist ja sa muudkui tegutsed. Ja kuhu jääb siis kohalolu? Kus on see reaalsus ise? Kus on su elu? Ja sul ei jätku selleks energiat ega aega. Sa elad lineaarses ajas, mille sa ise endale lood. Pikka teed, sealhulgas rahani, ei eksisteeri. Sa lood selle ise sel moel, et mõtled läbi, kuidas ja mida sa pead tegema. Ja sa arvad, et kui võtad elu kontrolli alla, hakkab kõik tööle. Aga kontroll pole kunagi töötanud, sest kontroll on illusioon. Miski pole võimeline kontrollima isiksust. Ja see on mäng, mõeldes, et sa otsustad siin kõike ja et sa kontrollid kõike. Aga nii ei ole. Pikk teekond on loomuvastane ja kunstlik ja see tuleneb peast ja analüüsist.
See nõuab pidevat kinnihoidmist ja järjel püsimist ning palju energiat. Üks samm, millest sünnib teine, teisest kolmas ja siis on see üks lõputu ja pikk protsess. Ja seal puudubki lõpppeatus, sest alati jääb kuhu püüelda ja mida saavutada. Ja tulemuseks on mööda läinud aeg, möödunud elu ja sa ei märka üldse, mis toimus lisaks mateeria, objektide ja raha saavutamisele. Siin sa midagi saavutasid, siin sa midagi ostsid või soetasid, aga kuidas sa ennast sellel hetkel kogesid? Kas sa elasid, kas sa olid kohal, kas sa osalesid, kas sa tundsid, et sa muutud vabaks seetõttu? Kas sa tundsid, et sa hakkad mäletama ja elama seda, kes sa päriselt oled? Selles seisneb mõistusest tulenev illusioon, et ma kontrollin kõike ja tean kõike paremini. Elu kulgeb läbi kõigi meie just praegu. See, mida me sihikindlalt mõistusest lähtuvalt ehitame, on meile kättesaadav juba praegu. Selleks saab igaüks meist vihjeid, sisetunne suunab kuhu ja milleks on vaja minna. Sa tajud seda kui midagi sinule omast ja see loob sinu lühima ja loomulikuma teekonna. Pika teekonna protsessis tekib teatud pettumus ja vastupanu, kuid reaalsus ise avab sulle alati lihtsaima, kergema ja sinu jaoks kõige loomulikuma tee. Ja see on alati olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et sa seda ei näe, sest sel hetkel, kui sa seda tunned, kui ta on su käes, käivitub see väiksus, lülitub sisse isiksus, kes annab mõistusest tuleneva hinnangu, et kõik on kuidagi liiga lihtne. Siis tuleb mõte, aga mis siis, kui see ei õnnestu? Ei või olla, et nii saab. Ja siis see väiksus, kes on harjunud elama alaliselt sellel teekonnal olles, põhimõtteliselt paneb sellele protsessile pidurid. Üks meie peamiseid ja tähtsamaid ülesandeid siin ilmas elades on ärgata sellest vähesusest ja väiksusest, tuletades meelde, kes sa oled. Ja hiljem hakkad sa seda juba märkama. Kui sa märkad, saad sa võimaluse sellesse mitte tagasi sukelduda, mitte võtta sealt vastu otsuseid ja mitte elada sellest väiksuse illusiooni unest. Sa hakkad elama enda olemusest. Kui sa võtad ära eraldatuse sellest, mida sa tahad, kui sa võtad ära oma uskumuse, et sa ei suuda, kui sa võtad ära illusiooni saavutamisest, ületamisest, näed sa enda päris olemust. Sa näed, et kunagi pole olnud mingit eraldatust, mingit teekonda, mingeid kannatusi. Kõik on sulle olnud alati kättesaadav, kuid mille oled kokku sidunud mingite tingimuste ja eesmärkide külge. Miks inimesed seda teades ei ela selle järgi? Sest nad samastavad ennast oma isiksusega. Isiksus kohe peab alati kannatama. Isiksus peab alati millegi poole püüdlema, täiustuma, ennast parendama, mõeldes, et see on progress, mõeldes, et see on mõistusega loodud evolutsioon. Kuid jällegi ei, nii see pole. Kui sa elad oma olemusest, sa avardud automaatselt alati. Enese teadvustamisel pole piire, sest sinu olemusel pole piire. Sa oled rohkem oma ellu lülitunud, sa oled tundlikum, enesest rohkem teadvel. Ja see on imeline tunne, mida on keeruline sõnadega kirjeldada, kuid see on väga loomulik tunnetus sellest, kes sa oled. Kui sa mõistusest hakkad struktureerima oma teekonda, rahani, eneseteostuseni, oma soovideni, arvates, et sul on kõik kontrolli all, tekib mingil hetkel vastuseis, raskus, väsimus ja tüdimus. Ja neil hetkedel palub su olemus läbi tunnete sul meelde tuletada, kes sa oled. Pinge viitab sellele, et oled ise loonud endale piirid ja piirangud, millest sa piinled ja kannatad. Kuna sa oled selle loonud, võid sa ärgata ja näha, et see ei püsi millelgi, et see on lihtsalt su ettekujutus, illusioon teekonnast ja eraldamisest oma soovist. Lühikese ja kerge teevariant juba eksisteerib. Seal, kus puudub pinge, tugev hõõrdumine, aja kokkutõmbumine, hakkavad asjad liikuma loomulikku teed pidi. Sa ei väsi, vaid puhked õitsele, sa avardud, sa teadvustud. Mõistusega loodud plaan ja teekond eksisteerivad seal,
kus reaalsustaju on moonutatud. Ja paistab, et see on väline. Tegelikkuses lähtub kõik, mida jälgime, meie rahaline olukord sealhulgas meist endist. Kui sa meenutad ja teadvustad, et võimalused, inimesed, raha, millega oma elus oled kokku puutunud, on sinu enda jätkumine, sinu edasiarendus, pöördub tähelepanu vektor kõige olulisemale, sinule endale. Sinu tähelepanu on keskendunud enda seisundile, sellele, mida sa tunned ja kuidas sa ennast tajud. Sul ei teki liigseid küsimusi reaalsuse kohta mõistusest, ei teki pretensioone, ei teki võitlust maailmaga. Sest vaadates maailma, näed sa ennast ja koged enda olemust ja seejärel seda, mis materialiseerub sinu reaalsuses. Raha, mis leiab tee sinuni, inimesed, kes leiavad sind, võimalused, mis sul avanevad. Raha lähtub alati sinust mateeriasse. Ja kõik tuleb just selles koguses, sel moel, mis peegeldab sind ennast. Kuivõrd sa elad moonutustes või kuivõrd sa elad enda olemusest. Sinu ja su loodud tulemuse vahel pole kunagi olnud mingit teekonda ja kõik toimub hetkega. Kui muutub see, mis on su sees, muutub kohe ka jäljend mateerias ja sealhulgas rahas. Teekonna asemel saabub teadvustamine sellest, mis sul juba on. Teadvusta enda väljas seda, et sul on juba see sissetulek, mida sa tahad. Teadvusta, et on juba see töö, millega sa soovid tegeleda ja mis toob sulle sissetuleku. Ehk siis sa ei püüdle mitte millegi suunas ega püüa sellele vastavaks kasvada ja ennast muuta ja parendada. Kuna kõik on juba olemas ja see lähtub sinust, siis pöördub su tähelepanu endasse. Ja sellest hetkest liigub kõik lühemat teed pidi ja väikseima vastupanuga, loomulikult lihtsalt hakates avalduma sinu reaalsuses. Loodan, et sa said nüüd pisutki aimu sellest, kas see maailmavaade on kuidagi sinule omane, kas sa sellega resoneerud ja kas sa saad ennast hästi tunda selles reaalsuses, kus asjad liiguvad hõõrdumiseta, vastuoludeta, loomulikult kiiremal moel. See on elav teadmine, mitte kinnistunud loogika. Ja see teadmine on meis kõigis olemas. Meie reaalsus on seda meile alati tõendanud sellega, mida me nimetame kokkusattumiseks ja imedeks. Sest see on seadus, mis alati töötab. Ja kui sa nüüd peale kõike seda tunned, et sa oled veel ikka kinni oma väiksuses, selles illusioonis, oma suletud seisundis ja sul on keeruline lubada endal uskuda, et on olemas ka teine lihtsam ja loomulikum viis elada ja raha teenida, kannatusteta, ponnistusteta, tõestamiseta, oled sa südamest oodatud vaatama nendesse põhjustesse, et avardada oma maailmataju ja teadvustada enda lõputu olemus. Ootan sind enda juurde konstellatsiooni. Tere tulemast!